Kui me saime teada, et Tallinna Kalevi võrkpallimeeskond sõidab Birmasse, siis no loomulikult, kus see Birma asub esiteks, kui sa otsisid kaardi juurest üleval, seal Tai, Kambodža, mis seal kõik lähedal on. Ja seal oli selline kontrasti tema muidugi hästi põnev, hästi palav, kõike sellist. Me mängisime kokku 3 mängu. 2 toimusid meeletult suures sellises Ranguni pealinna spordipalees, kuhu oli tõenäoliselt meie mängudeks, ma ei tea, pool Ranguni koole kokku aetud. Lapsi tuli täis, ikkagi Euroopast, Nõukogude Liidust saabuvad sportlased, seda tuldi vaatama. Ja ma mäletan veel nagu seda, et mis oli eksootiline, et paar meest mängisid siis nagu selles Birma koondises paljaste jalgadega, võrkpalli paljaste jalgadega. Ja meie vaatame suu ammuli kõigepealt soojendusele, et paljaste jalgadega vennad, et mis siit ikka saab. Aga tegelikult läks niimoodi, et me selles suures palees ühe mängu kaotasime, ühe mängu võitsime. Ja siis ma mäletan seda, et Nõukogude Liidu suursaadikud tegi seal mingisuguse vastuvõttu Tallinna Kalevi meeskonnale, kiitis meid, et diplomaatiliselt väga hästi, et üks mäng ära kaotatud, et kohalikele see väga meeldib. Ja siis lisaks nendele 2 sellises suures palees mängudele toimus ka üks mäng kusagil, praktiliselt kuuris. Ma mäletan, et me läksime kuhugi maale, meid viidi, sõitsime Rangunist välja. Oli selline, meie mõistes tõesti selline suur puukuur, kuhu siis tulid need kohalikud külaelanikud vaatama meid. Ja seal oli võrk tõmmatud üles ja ma kuidagi mäletan, et kas need olid Tõnu Kelder või Jaanus Lillepuu, keegi tõstis korra käe üles ja võttis nagu võrgust ülevalt kinni, näidates, kui pikad me oleme või siis milline nagu kohin või kahin käis sellest publikust. Nad ei olnud nii pikkasid mehi näinud ja see oli nende jaoks nii suur nagu uudis ja sündmus. No ja mõistagi siis võib-olla sellise huvitava nüansina oli see, et kusagilt käis ajaloohuvilistele, nagu me siis juba natuke olime, käis läbi see, et Birma on ju see maa, kuhu omal ajal siis paljasjalgne Tõnisson, see munk Karl Tõnisson siis läks koos oma jüngri Friedrich Lustigiga. Ja Tõnisson ise oli selleks ajaks seal vist 60. alguses, 50. lõpus surnud, aga Lustig oli elus. Ja kontrollisin järele, et ta suri 1989. aastal. Minult on väga palju tegelikult hiljem üks ja teine ajaloolane mulle helistanud, meilinud, et kas me kohtusime Lustigiga. Siis mina paraku, jõle tore oleks tegelikult rääkida ja mõelda, kuidas Lustigiga jõime teed ja nii edasi. Aga minul ei õnnestunud küll, aga samas oli kuulda, et võib-olla meie siis nagu, kes seal võib-olla juhtkond oli, nii-öelda ei teadnud, meie võistkonnana ei teadnud, millega nemad seal võib-olla õhtuti, et nemad nagu oleks Lustigiga kohtunud. Et tegelikult oleks tahtnud ise ka seal kõrval olla ja sellelt vanalt Budamungalt küsida, et kuidas siis tegelikult see teekond sealt Euroopast paljajalu Tõnissoniga sinna Birmasse välja nägi.